Tere, Liisa! Tere! Sina oled üks Porsche karika osalejatest. Räägi oma tänavuseid sarjamuljeid. Tänavused sarjamuljed algasid väga hästi, sest et mulle väga meeldis, et korraldajad olid teinud kõigepealt sellise toreda stardipaketi. Et kui ma selle paki automaati sain, siis ma olin kohe väga agar minema järgi, et vaatame, mis seal siis nüüd on. Et see tekitas sellise väga sooja tunde, et nüüd ongi see minu eesmärk osaleda siin karikasarjal ja saada lõpuks siis Saku Suurralli. Kuidas sul läinud on see aasta? See aasta on läinud suhteliselt hästi. Enda saavutuste üle olen ma uhke, sellepärast, et minu eesmärk oli säilitada rahu, sest et ma lähen väga põlema alati võistlustel ja minul oligi lihtsalt põhiline see, et saada Saku Suurralli, olla stabiilne ja just stabiilne ma olengi olnud. Kuidas oma partneriga oled rahul? Oma hobusega? Super! Pelle Charmante, kellega ma siis sõidan, tema on väga suur nunnupall, et alguses tegelikult kevadel, kui meil oli sisehooaeg, siis mul väga klappi temaga ei olnud. Ma kukkusin vahepeal trennis lausa 2 korda alla ja teised korrad ka veel. Ja siis ma mõtlesin vahepeal aprillis, et jääb siis nagu minemata seekord Porschele. Aga siis minu tubli treener Pille Elson, temaga siis alustasime täiesti madalatest ristikestest ja nüüd ta päästab mind vahepeal igalt poolt välja, et meil on nagu see sõprus või see side on nagu tulnud. Et on väga tore. Porsche sari on selles mõttes tore, et seal on tõesti nagu harrastajad, et kuigi jah, vaieldakse siin mõnikord, et juba mitu hobust ja käib kogu aeg trennis, et mis harrastaja enam, aga tegelikult ikkagi on nagu harrastussportlased. Räägi, kuidas sina sattusid hobuste juurde? Mina sattusin hobuste juurde niimoodi, et minu onu ostis Saaremaale talli 98. aastal, kui ma ei eksi. Ja siis ma väikse plikatirtsuna 6-aastasena käisingi siis seal trenne vaatamas. Ja lõpuks võtsin julguse kokku ja hakkasin ise ka ratsutama. Et tegelikult on kokkupuude olnud mul hobustega juba 21 aastat nüüd, aga ma olen ikkagi nagu harrastaja suure H-tähega, et ma käin trennis 2-3 korda nädalas ja tõesti ainult enda lõbu pärast. Et jah, hobused on minu elus olnud väga pikalt ja on ka ilmselt tulevikus, aga jah, ma pean ennast harrastajaks. Harrastajad on ka selles mõttes vahvad, et neil on igast põnevad ametid. Mis ametid sina tavaelus pead? Mina pean reklaamposti teenusejuhi ametit Omnivas, ehk siis kõik reklaammaterjal, mis inimesteni postkasti jõuab, kõik on siis tulnud kas läbi minu või minu mõjutusel, et selles mõttes jah, hunt kriimsilm. Aga kuidas on ratsutamine aidanud sind sinu igapäevaelus, sinu ametis? Minu ametis on ta aidanud väga palju just seetõttu, et ta on hoidnud mul sellist selget mõistust nii-öelda, et kui ma lähen talli, siis ma ei saa mõelda selle peale, et mis meilid mul sisse tulevad, et mul telefon jääb garderoobi, seal ta on, seal ta piniseb, ma vaatan pärast. Et see hetk, kui ma olen tallis, ma olen kohapealselt, nii kui ma seal ei ole, ma mõtlen töömõtteid, siis Pelle tunneb selle kohe ära ja teeb mingi vimka sisse ja ma olen liiva sees, et ta on jah väga palju aidanud. Aga millised plaanid sul järgmine aasta on? Kui nüüd sari toimub, kas osaled? Vot ma ei tea veel, et ma ei ole nii kaugele möönud, et minu suur eesmärk on olnud see aasta võistelda ja saada siis sinna suurde uhkesse Suurralli, aga järgmise, kui mul on vähegi võimalik, siis muidugi, sest et ma olen üks suurimaid fänne sellel karikasarjal, et kindlasti ma tahaksin osaleda. Mida soovid neile, kes Suurralli pääsesid? Kainet mõistust. Palju palderjani. Hea soov, aga siis loodetavasti kohtume Suurrallis. Jah. Aitäh!